Mõni aeg tagasi rääkisime teile bussijuhtidest, kes hakkasid ennast SEBE heal ettepanekul või heal pakkumisel koolitama. Nüüd on siis esimesed munakesed koorunud ja bussijuhid õige pea asuvad juba ka linnaliini bussidele sõitma. Kuidas neil läinud on siin Tartus, sellest hakkame kohe rääkima. Ja, see on tõsi, et esimene koolitusgrupp hakkab pea lõpetama, et neil on viimane nädal jäänud ja siis tegelikult on koolieksam ees ja argieksam ja mis sa saad, esimesed hakkavad 1. juunist juba isegi tööle. Tegelikult on see kursus ikkagi kestnud 3,5 kuud, ja mis see hõlmab? See hõlmab D-kategooria õpet, kui see numbritesse tuua, siis seda saab teoorias 40 tundi, siis on ametikoolitus, mis on vajalik, et üldse bussirooli klienti teenindama lubatakse, seda on 70 tundi ja selle ametikoolituse raames, mis nagu meie koolitusgruppi eristabki lihtsalt D-kategooria õppest ja ametikoolitus on see, et selle ametikoolituse raames annab ettevõtte SEBE näol juba väga spetsiifilisi teadmisi nii bussidest kui SEBE töökorraldustest. Et inimene, kes selle grupi lõpetab, võib asuda kohe SEBEs tööle. Millised inimesed teie juurde tulnud on? Ma tean, et grupis on ka hea meel tõdeda naisi ja on nad ikka hakkama saanud? Jah, grupis on 2 naist, et tegelikult on veel eksamid on tegemata, et vara öelda, et kuidas nad täpselt hakkama saavad, aga näha on, et naised on väga tublid ja tegelikult ka kõik teised 12 meesterahvast, et on minuni jõudnud nagu kuuldused, et kõik saavad ilusti hakkama. Milline inimene sobib näiteks teie programmi? Kõigepealt, eks ju, tulevad kõne alla need seadusest tulenevad punktid, et vanus 24 aastat vähemalt, siis B-kategooria juhiluba, mis peab olema 2 aastat inimesel olnud ja eeldame ka keskharidust. Lisaks tuleneb seadusest veel tegelikult, et inimene peab valdama eesti keelt nii kõnes kui kirjas. Seadus ütleb küll, et vähemalt B1 tasemel, eks ju. Ja meie ise valime siis, või meie parameetriteks on veel kindlasti elukoht, et kui me valime inimest Tartu linnaliini, siis töö eripära on selline, et inimene peab elama lähedal Tartule või Tartu linnas. Ja veel üks, et kindlasti võib-olla ka kõige olulisem juba, et soov ja valmisolek suhelda. No kindlasti ei saa me öelda ju, et lisaks kohustustele ja kõigele muule on see bussijuhi töö väga raske. Seal on ikkagi omad rõõmud ja mingisugused positiivsed pooled ka kindlasti. Ja ei, seda kindlasti, et siin tuleb muidugi, et keda mis paelub, et inimesed on erinevad ja kellele meeldib kokkupuude tehnikaga, kellele meeldib sõita suure masinaga ja ka bussijuhi ametis on sellised võimalused spetsialiseerumiseks, et saab sõita linnaliinidel, linnalähisliinidel, kaugliinid, rahvusvahelised ja kindlasti on ka väga atraktiivne sellised tellimusveod, et saab sõita nii Eesti piires kui Eestist välja poole. Bussijuhi koolitusel oli meil neid soovijaid päris palju ja üks hää inimene on meil ka ees. Mis viib üldse inimese mõtteni, et nüüd ma tahaks bussijuhiks saada? Ma avastan seda, et tegelikult see bussijuhi elukutse on nagu uus väljakutse. Ma olen siiamaani nagu kliendi teenindajana töötanud, aga see nagu avardab võib-olla rohkem võimalusi, rohkem maailma. Selle bussijuhi koolituse tegelikult leidis mu tütar. Ma nagu hommikul magasin hästi kaua ja siis tütar, ta on mul 12-aastane. Haaras kõlas kinni, issi vaadake telekast. See peale vajab bussijuhti, koolitusega pakutakse. Ma poonunisega, et pane kirjad, ma ise lähen pärast vaatan. Siis ärkasin üles, vaatad bussijuhi koolitus. Saatsin kirja, et olen ka huvitav. Kutsuti vestlusele ja selgus, et pääsin läbi sellest. Ja SEBE nagu pakkus, et nende poolt on koolitus ja pärast ka töökoht. Miks mitte vastu võtta?